Okei, lugu selline. Tulen töölt koju täna autoga. Sellepärast, et töölt koju. Tegelikult läksin palli mängima. See on ka oluline see loo juures natukene. Panen teile kohe display capture ette. Kui see tuleb, siis on parem. Nii. Tulen töölt koju. See on Google Maps. Sõidan siit mööda Marta tänavat. Siit sõidan teinekord mööda Martat Tondi peale on vaja minna, eks ju, lähen mööda Martat, lähen mööda Magdalenat, keeran siit Magdalena peale, tulen siia ristmiku peale välja. Ummikud hakkavad tekkima, sellepärast, et Tallinn. Nüüd, ma võtan nüüd vähe siukse tummisema asja, võtame snipping tool'i ja ma näitan, mis siin ristmiku peal nüüd toimuma hakkab. Nii, see on nüüd seesama ristmik. Mina tulen, sõidan siia, seisan siin autoga. Mul ei ole punane auto. Aga näed, selline auto on. Siit nüüd ummikute ajal, siit liigub päris tihe autovool. Ja siin on meil ülekäigurada. Inimesed paevad siit üle, jah. Nüüd siin, kus on veel punast tõenäoliselt, võtan punast, siis seisavad veel autod. Osad autod siit lähevad siit niimoodi. Ja osad autod tahavad tulla siit niimoodi. Ja osad autod tahavad siis siit tulla niimoodi. Nii, et siin on põhimõtteliselt 3 rada, jah? Nii. Nüüd selle Tondi tänava peal, siin on 1 rada läheb niipidi ja 200 tuleb niipidi. Ja siit edasi. Ja see teine rada, see on nagu trammi tee peal tegelikult. Nii, ja nüüd on case selline, et ma tulen siia, ootan siin, autod tuleb, voorivad ja siis tuleb mingisugune pemm jääb siia ülekäigu raja taha seisma ja vehib käega ka, et okei, mine üle, fine, et ma lasen su vahele. Ma keeran siit ilusti välja, nii, nüüd tuleb situatsioon, ootan, ütleb kustukumb, kustutame rajad ära. Ülekäigu rada, pemmi kustutasin ka ära, no jama, okei, nooled jäävad paika. Nii, ja siis ma võtan, keeran siit välja. Ups, auto läks kõveraks, nii kiiresti keerasin. Ja see munnipea, vabandage väljendust, aga munnipea arvas, et ta peab ka siit keerama. Ja sõitis siit, vana Till, tahtis sõita siia, sellesse ritta, esimesse ritta. Siin on 3 rida, tuletan meelde, siin sõidab keskel tramm ja autod tavaliselt, kes siit tulevad, keeravad selle keskmise rea peale ja siis reastuvad ümber selle esimese peale. Elementaarne. Nii, ma jõudsin plokki panna, muidu ma vist jõudsin niimoodi, et me olime nagu peaaegu nurka pidi koos või olin külje peal niimoodi ja ta tuli nagu hooga esimesse ritta. Pemm siin vaatas, et mida fuck'i siin toimub. Ma kuulsin, ta ütles fukk. Nii. Et mida fukki toimub, lasen vahele, ütleb fukk, eks ju. Et see kustutab ära, sellepärast, et see on ebatsensuurne väljend ära, ärge nüüd seda ära õppige. Nii, jätame kriipsud alla, see tüüjumärk ja ainult õhku. Ja siis ma nagu andsin siin turblit, tõmbasin siit kiiresti, vend hakkas nagu trügima siit hullult. Ja andis signaali, ma panin siit, fuck jäi ära siia, eks ju, siia kuhugi. Siis see vend tuli, sõitis mulle järgi, pani täie pasaga, pani siit niimoodi mööda, kus siit jah, siuke vend. Ja siis võtame nüüd uue snipping tool'i, new. Oota, veel ei võta. Võtame siit snipping tool'i. Näed, me jõudsime siia, kus see kuradi koht on. Nii, siin on raudtee ülesõidu koht. Nii, siia jõudsime välja. Jube äge story, ise olen põnevil. Jõudsime siiamaani välja. Siis see kutt pani must siit. Siin on raudtee ülesõit, eks ju. Siin seisis muideks, et teaks, et siin seisis politseiauto. Passis siit. Ja tüüp oli siit kuskilt kimas mööda, siin olid veel trammid keeravad siit ära kuskilt, siit, see ongi trammi tee, siit keerab ära, eks ju. Kuid pani siit mul täie pasaga mööda, politsei nina all sõitis mööda, siit tulid autod vastu tegelikult, siit läheb ühe raja peale, üks läheb siiapoole, ei, valepidi, see läheb sinnapoole, pani siitust mööda politsei nina all, ma mõtlesin, et no kui see nüüd järgi tuleb. Ja siis ma jõudsin talle vahepeal fakki näidata läbi auto, kui ma mööda sõitsin, sellepärast, et why not, eks ju, et lall, et ta ei tunne liikluseeskirja, idiot. Ja siis panime siit edasi. Oota, siis me sõitsime nagu ühte teed. Ja me läksime siit Tondi ja siis me keerasime siit linnu peale. Oota, Tondi, linnu ja siin oli nagu bussiboks ja siis see tüüp nagu lasi mu kuidagi mööda, keeras siia äärde. Oota, kus see siin on? Kurat, miks mul pliiatsit ei ole? Ei, ma ei taha seda. Ei, tahan küll, valetan. Tahan seda. Nii, nüüd keeras siia äärde. Red pen ja siis nagu vehkis käega. Ma mõtlesin, ega ma ka munapea ei ole. Tõmbasin tee äärde siia ette.
tulin autost välja, tema tuli autost välja. Nii, nüüd oota, uus plaan. Nüüd me oleme siin, oota, ma pean tegema suurema pildi, sellepärast, et see oli põnev. Nii, nüüd me vestleme siin. Minu auto on siin. Tema auto on siin. Siin saime kokku. Mina olin siin, suurem. Tema oli siin, väiksem, sest ta oli mingi vene junn. Siuke kuradi peajagu lühem minust. Ma olin parasjagu selles kossuriietuses ka. Nägi, et kohe et ülisportlik mees tegelikult, räme nohik. Et ei hakka väga vist plõksima. Venelane raisk, umbvenelane, kukus seal seletama, et türa sa liikluseeskirju ei tea. Ma ütlesin, et oota, millist tegin talle nagu selgeks, kui lolla tegelikult on. Vaata, vene rahvuse eripära on see, et ega nad ei ole nõus, et nad on lollid. Isegi kui nad saavad juba aru, et nad on lollid. Tükk aega diskuteerisime siin. Väga seisuks ei läinud. Siuke, ma ei tea, kui vana ta oli, mingisugune roosa särk oli seljas. Mingi kett oli kaelas. Minust peajagu lühem. Keskelt tugevalt tummisem, aga muidu siuke jublakas. Et ma mõtlesin, kui nagu seisuks läheb, et siis ta enam ei seisa. Et oleks võinud juhtuda, aga ma ei ole seda tüüpi inimene loomulikult, aga et kui läheb, et mine neid kuradi juinne tea. Ja siis ma katsusin talle selgeks teha seda, et kuule, et tema mingi küsimus oli see, et kas ma liikluseeskirju ei tunne. Räägime nüüd uuesti liikluseeskirjad üle. Ma rääkisin talle ka. Nii, esiteks see sama ristmik. Ütles, et sul oli siin stoppmärk mäes. Esiteks siin ei ole stoppmärk ja siin on siin. Teeme ühe pilti veel. Siin on Anna teedmärk. Ja siin on, temal on ka Anna teed märk. Me peame teed andma nendele autodele, kes see on liiklustund muideks praegu. Et nendele autodele, kes siin tee peal sõidavad, ehk siis siit lähevad autod läbi ja siit. Neile me peame teed andma. Siit, kui nüüd see auto jäi seisma ja mina sain välja keerata, siis minul ja temal kehtib paremaga reegel. On ju? Tema paremaga reegel tähendab seda, et kui tema minu poole keerab, mina olin tal ees, järelikult tema peab andma, minu parem käsi on vaba. Minu parem käsi on siin pool, järelikult mina sõidan ennem siit 100%, kui on reguleerimata ristmik, eks ju. Ta hakkas rääkima, et mingi stoppmärk, ma pean kõik ära ootama siit. Ma ütlesin, et loll oled peast, mõtle natukene, sul mõlemal on Anna teed märk ees ja mul on paremaga reegel, ta ei saa munniga aru. Ja siis teine asi, mis ta tegi, siin on, nagu ma ütlesin, 3 rida, on ju. Siit sõidab niipidi, tema oleks pidanud keerama sellesse ritta ja reastuma hakkama. Mina oleks saanud siit rahulikult sõita, me oleks mõlemad rahulikult mööda saanud. Ei, ta trügis, keeras üle 2 rea, kurat teab, kuhu auku raisk. Ja kolmas asi, mis ta siis tegi, idioot. Vaata, nüüd tuleb veel kõvem point siit välja. Et isegi kui ta nagu väidab, et ta ei oleks nagu aru saanud sellest, et nagu siin on topeltrida, siis mida fuck'i mööda sa siit, kui mina olin siin esimeses reas, kuidas fuck sa siit must mööda sõitsid? Siit tulid autod vastu. Idioot. Tõsine kuradi lammas. Kuidas sa siit nagu mööda kiirendasid minust, kui siit nagu ei olnud 2 rida? täiesti siuke, retakas ühesõnaga. Et siin on nagu palju vend nagu liikluseeskirja rikkus. Esiteks tekitas avariohtliku olukorra, reastus tagumisse ritta. Teine asi, ületas kiirust siin, eks ju. Siin oli muideks raudtee ees on pidev joon, siit ei tohti must mööda sõita, siit mööda politsees. Kolmas ja sellised nagu teemad, et täiesti jobu, et see on nagu tänane situatsioon, aga olukord lahenes nagu üsna rahulikult, ta ei aktsepteerinud seda, et ta midagi valesti tegi, aga ma sain aru, et ta tegelikult sai aru, et ta oli idioot. et võib-olla ta jõudis kohale, aga ta ei aktsepteerinud seda, et nagu selline real life story. Vaat Rachel Remo, suured tänud sulle siis selle tona eest, real life story sulle täna ka räägitad. Rohkem ei ole real life story'sid, nüüd kuulake mängu story'sid. Et siuke vähe teravam elamus, Kossu platsile sõitsin täna lihtsalt enne seda. Sain lolliga kokku, ikka juhtub. Aga ma ütlesin talle välja ka, et ta on loll, aga ta ei olnud nõus, et ta on loll, ma ei tea, miks ta nõus ei olnud. Et eks te saate siit hinnata, et kas mõni liikluseeskiri kuskilt poolt mul ka viltu läks, ma miskipärast näen, et ei läinud.